Tere sõbrad, teate seda tunnet, head tunnet, kui kuulutatakse mõne maailmakuulsa artisti kontsert Tallinna Lauluväljakul välja, on hea tunne, et lõpuks ometi tuleb see kuulus mees või naine meie juurde. Nagu käid näiteks kes? Robbie Williams, Lady Gaga ja kõik AC/DC. Pet Shop Boys. No absoluutselt. Scorpion. Sinu lemmikud on hoopis teistsugused klass nagu vanemate seast. Aga mul täpselt selline tunne oli, kui ma kuulsin, et lõpuks ometi üks maailmakuulus üritus tuleb Eestisse. See on Red Bulli Soapbox Race. Olete kindlasti videosid näinud, kus inimesed tulevad täiesti totakate sõidumasinatega mäest alla, lendavad mööda heinapakke vahuseest läbi ja kõige selle juures on nad väga kiired ja lõbusad ja seal on tuhandeid pealtvaatajaid. Siin Tallinna Lauluväljakul see kõik toimuma hakkab septembrikuus. Üle 20 aasta üle maailma on seda asja korraldatud. Tallinn saab olema 108. linn, kus ikkagi sellise prestiižiga võidusõit saab toimuma. Selle sama Red Bulli purgi sisse ma kavatsen teid mõlemad panna. Samal ajal või? Kas või koos. See on tandemsõiduk. Olete ju näinud seda Jamaica bobifilmi? Oleme küll, üks lükkab. Miks seda tehakse ja mis selles eesmärk on? Sulle meelelahutus meeldib? Meeldib. Noh, see ongi õige vastus. Kui sa oma tiimi üles annad ja Red Bull Soapboxil tahad osaleda, siis sinna pääseb 40 meeskonda. Red Bull Eesti kodulehel on registreerimine avatud. Ikkagi alustad mingisugusest tervikust, masin, kostüümid, kogu show sinna juurde, kirjeldad selle võimalikult hästi ära. See suurem on see võimalus, et sa saad nende 40 hulka, kes üldse 13. september siit mäest alla saavad sõita. See ei ole ju lihtsalt niisama, et sa lihtsalt sõidad alla. Sellel masinal pidur on või? On. Pidur on kohustuslik. Aga rohkem eriti mitte midagi. Kiiver, kaitsevarustus, ta peab olema roolitav, tal peab olema vähemalt 3 ratast. Teatavad gabariidid on samuti tehnilistes tingimustes ette nähtud ja kaal, aga üldiselt muus osas on niisugune vabad käed. Rada. Robertiga peab eriti ettevaatlik olema, sa tead ju küll, kuidas töötab maakülgetõmbajõud, raskusjõud, eks ole. Minu kasuks. Et neid pidureid pole veel välja mõeldud, mis selle masina seisma jätab, kui see sealt mäe otsast hakkab tulema. Pidur on kiiruse surm. Võistlusrada hakkab kulgema sealt ülevalt Ternesaksa juures. Teie saate osa täna sellisest minirajast, kus siiski olulised detailid on olemas. Turvalisuse mõistes heinapakid raja ääres, efekti koht, vahu seest läbi ja siis muidugi hüpe. Mitu korda sa ise oled siit juba alla lasknud? Null või? Ühel Red Bulli üritusel me oleme käinud ja see oli lennuvõistlus. Nii ja oli. see oli väga tore. Mis ei olnud nii tore, oli see, et ma pidin ilma suurema ettevalmistuseta olema see piloot. Ja mis ei olnud sinu jaoks tore, aga Meinu ja Pireti jaoks oli, et meie saime seda üritust, kus oli 15 000 inimest kohal. Juhtida ka, sina ei saanud. Mina ei saanud, ma sain ainult selle lennu osa siis ja lihtsalt selle toonase masina insenerid ei olnud mõelnud ka selle minu kaalu peale võib-olla, et ta lihtsalt natuke sai otsa see lennumasina võimsus. Ja sinu üliarenenud sabakondi peale. Mis kokkupõrkel veepinnaga võib saada ühele närvile pihta. Igal juhul ma arvan, et praegu on õige hetk meenutada seda hetke. Põrutame! Ma olen elus! Noh, võib-olla enam rohkem ei meenutada, lähme ikka tänavuse ürituse juurde. Aga mis oleks, kui korra vaatame veel seda? See oli ülootamatu, et pärast seda on jälle kiiver peas. Sellised mälestused kogu eluks ja me pakume need emotsioone sulle, Robert, veel. Suurem tõenäosus üliarenenud sabakond jälle kuskile pihta saada. Tore on ka see, et kui me vaatame nüüd ikkagi seda istet ka siin. Kaasaegne plastik. See on korralik kardiiste tegelikult. Siin pole mitte ühtegi pehmendust. Kui me läheme rataste juurde ja vaatame amorte, siis neid ei ole. Mis tähendab seda, et ka masinal pole mitte ühtegi pehmendust. Kui sa toetaks nüüd selga, siis siin on ju äär ka. Aga siin ongi pehmendus, näe. See ongi pehmendus. No siis on teine asi. Tuleb vist see masin stardipositsioonile lükata. Ja see kahjuks on meist umbes 100 meetri kaugusel. Oleks ju loogiline, et piloot on masinas sees, kui ta stardile. Midagi väga loogilist just selle ürituse raames ju ei tehta. Okay. See on siis finiši osa, jah. Siin peaks pidurdama hakkama, aga näen selle masina pidureid, siis ma ei ole kindel, kas nad on väga head. Siin võiks olla tippkiirus tõenäoliselt. Mida aeglasemalt sõidad, seda valusam see võiks olla, sellepärast, et kui on kiirem, siis sa nagu lendad kaugemale sujuvamalt. Oi, siin heinapakide vahel läheb kitsaks. Ma tean, et päris võistlus on ka šikaan, selline terav. Siin samamoodi. Noh, kujutan ette, siin on 40 000 inimest. Ja sina oled siin. Rahvas teeb, Robert. No see on ikka väga raskesti juhitav või ega mul siin mugav küll sees ei ole. Ma saan aru, et see ei peagi mugav olema, aga... Ma läheks ikkagi veel tahapoole. Mine, jah. Muidugi, võtame hoogu ka. Ja ma annan sulle niisuguse sõbraliku tõuke. Kindlasti ära pidurda. Mida suurema hooga sa sinna hüppesse lähed, seda suurem on eelis. Ma seda Jürile ei ütle. Ära seda talle ütle, jah. Jube kahju oleks, kui tema sealt oleks veel...
siis võikski seda hea 10 aastat järjest meenutada. Ja ma pean siis sellest vahuhunikust läbi sõitma ja ma ei näe, kuidas see šikaan täpselt läheb ja see ongi niimoodi naljakas. Väldi heinapakke. Haiget võib ka saada. Ja sa tunned ennast turvaliselt. Selge, siin saab haiget tõesõnaga. Kokpit võiks natuke suurem olla, siin on ikka täismehelik natuke naljakas olla. Mina annan siis stardi, loodetavasti läheb kõik hästi. Kui ei lähe, siis tõesti praegu on see hetk, kus hakata mõtlema, mida Robile hüvasti jätuks öelda. Midagi ilusat võiks ju olla, kui vähegi pähe tuleb. Aitäh nende aastate eest! Mida? Aga kui kõik läheb hästi, siis lõikame selle välja. Red Bull, 3-2 ja tule! Oi, kui M-võit ei võita selle! Oi, kui ebamugav! Ta ei sobi siia autosse isegi natukene. Ma tean! Sa näed välja nagu Super Mario selle Mario kardiga. Liiga suur inimene liiga väikseks autosse. Autosse tuli mahtu ka natukene. Kui napakas ja jälle see paader tuleb see, kus see hüppe hetkel, kus hirm mees ilmades. No sa tead ju oma keha ehitust, eks ole? Ma kardan, et sa ei ulatu pedaalideni. Tead, aga mul ei ole pidureid väga. Pidur on kiiruse surm. Nii head läbi on. Rohkem ei tahagi. Ühesõnaga, aga seal oli tõesti üks tore hetk selle sõidu ajal. See oli selline hetk, kus Robbie läks hüppele. See hüppet tegelikult ei tulnudki, sellepärast et ta on liiga raske. Ja masin ei tõusnud maast õhku, vaid lihtsalt kukkus esimene ratas vastu asfalti, samal ajal kui tagumine oli veel hüppe peal. Huvitav, et toote nagu lubadus ei kehtinud kuidagi. Ka tiibadel on mingi võimete piirid. Isegi Red Bull ei suuda Robbie maast lahti tõsta. Tahaksime ikkagi, Jüri, sinu puhul nüüd näha seda, et sa teed midagi sellist, mida Robbie ei teinud. Too kõik 4 ratast korraga. Just, see on suur ülesanne. Väike soovitus, pane silmad kinni. See masin on küll kerge, aga see mägi on jube pikk, nii et väsitab ikkagi ära. Vaht jäi juba külge. Ma isegi ei kavatse ennem vaadata alla, kui ma olen siin masinas sees. Leia see piduripedaal ka üles, sest seda sul ei lähe vaja. Pidur on kiiruse surm. Minek! Praegu on see hetk, kus mõelda, et kui midagi peaks juhtuma, siis mida ilusat mulle veel öelda. Väiko, on sul midagi ilusat mulle öelda? Jüri, sa oled alati olnud minu lemmik õhtusaatja. No nii! Aga nagu ma lubasin ka Robbie puhul, kui kõik läheb hästi, siis me lõikame selle välja. Loodame, et tuleb häid kaadreid, sest et muidu on mina ainult selle napakas. Ma ei taha olla ajalooanaalis ainult üksinda sellise näoga. Tähelepanu, valmis olla ja läks! Mis just juhtus? Pidur on kiiruse surm. Kas sa vajad abi, sõbrakene? Sul oli õigus, kui jalad on liiga lühikesed, ei ulatunud pidurini. Sa oled täitsa napaks välja, nii et mul on hea meel, et mina ei ole ainus, jah? See oli väga tore. See vaht tegi asja väga huvitavaks, sellepärast et tekkis tõesti hetk, kus sa täpselt ei teadnud, kuhu sa sõidad ja kuidas. Ja siis oli see hüppe, aga kuidagi pärast hüppet sa hakkad juba muretsema selle pärast, mis finišis saab. Minu aju jooksis kinni, ma ei osanud finišis midagi teha, ma lihtsalt võtsin käed roolit ja lasin ennast kanda nii kaugel kui võimalik. Ärge tee kodus kunagi nii tehke. Sul on päris pikk keha, vaatasid, on ju? Jalad lõpevad umbes siin kuskil. Raiko, kuidas tundus? Täitsa tipp-tapp ju. Tead, mille üle mul kõige parem hea meel on? No? Te võtate Pireti ka kaasa ja tulete siia seda päeva juhtima. Vaat see on hea. Lihtsalt oleks tore vaadata, kus Piretsid mäestama tuleks sellega. Ärme seda valju häälega välja ütle, kui seda septembris teeb. Absoluutselt. Missugune masin siis võiks olla võidumasin, kes hakkab ehitama? Lase hulludel ideedel lennata, leia mingisugune temaatika, kanna seda läbi kogu võistkonna selle masinani välja. Mida crazy'm see idee on, seda suurem võimalus, et valitakse selle 40 võistkonna hulka. Tõesti nii on, et kui te tahate ka midagi sellist kogeda, mida meie siin kogesime, aga palju vägevamalt ja suuremalt, siis andke ennast üles Red Bulli kodulehel ja 13. septembril siinsamas laululaval koos minu, Robbie ja Piretiga see suurepärane sündmus aset leiab. Me oleme kohal. Ma loodan, et teie olete ka.